Mu sõbrad, kui te mõistate, mis on elu, kui te teadvustate, et elu on üks hetk, mis möödub väga-väga kiiresti, kui inimesed siit maailmast lahkuvad, siis nad mõtlevad, mu jumal, kui kiiresti on see elu mööda lennanud, millal see kõik oli, millal küll need aastad möödusid, millal see kõik nii kiiresti toimus, tundus nagu oleks üks hetk olnud. Elu, see ongi üks hetk. Mu sõbrad, kui te elate seda hetke rõõmus, kui te elate seda armastuses, kui te elate seda siin, nii nagu see oleks teie viimane päev, siis te tunnete igast päevast rõõmu, mis on täidetud teie armastuse ja tänutundega. Pöörake tähelepanu sellele, kuidas inimesed praegu elavad. Nad pole mitte ainult elu eest tänamatud, vaid paljud näevad elu. Nad näevad inimesi, kas pole nii? Ja nii on. Me puutume sellega kokku iga minut oma elus. Öelge mulle elu kirudes, inimesi kirudes, vihates, kas need inimesed saavad olla õnnelikud? Ei, see on võimatu. Nad ei külva õnne, siis ei saa nad ka seda saaki lõigata. Nad ei kingi seda õnne teistele inimestele. Nad ei saa seda kätte. Ja siis nad hakkavad otsima kedagi, kes neid aidata saaks, kes suudaks lahendada probleeme, mille nad ise on loonud. Nendes otsingutes paljud ei leiagi. Aga kas te teate miks? Sest enamik inimesi otsivad kerget saaki. Ja paljud usuvad, et on olemas kerge saak. Paljudele inimestele räägitakse, et elus pole vaja midagi teha. Kirjuta ainult see paberile, rulli kokku, põleta ära ja saad selle kohe kätte ning oledki kohe õnnelik. Kui see vaid nii oleks, siis oleksid praegu kõik õnnelikud. Kogu maailm oleks õnnelik, igaüks teeb seda omal moel. Aga see on vale. Te saate muuta oma reaalsust. See on tõsi. Ja just sellepärast te loote seda igal hetkel. Seepärast te saate muuta ka raskusi, millega silmitsi seisate. Kõik saavad kõigega hakkama. Aga esimene asi, mida teha tuleb, on vaja uskuda kellesse, iseendasse. Aga mida need sõnad tähendavad uskuda endasse? Ja just Jumalat, kes on sinu sees, nii ütleb minu õpilane, Jumalat, kes on teie sees.